Elena saabus koju südaööl. Ta avas maja ukse vaikselt, lootes mitte kedagi äratada. Õhk toas oli tuttav ja rahustav. Ta oli taas kodus. Ta ei arvanud, et keegi teda märkab enne hommikut. Varahommikul astus kööki unise olekuga Agne, et vett juua. Kui ta valguse süütas, ehmus ta ootamatult. Elena, mida sa ehmatad niimoodi? Mul pidi süda seisma jääma praegu. Jõudsin peale kella 2 öösel. Ainult Säsili norskamist oli kuulda, vastas Elena muigega. Hetke pärast ilmuski kööki Säsil, silmad pool kinni. Matilda ütles jah, et siin õue peal pidi kummitama, pomises ta. Mis kummitustest sa tonid, küsis Agne. Ma lähen magama tagasi ja vahetan kanalit, lausus Säsil ning kadus taas voodisse. Päev jätkus rahulikult. Elena jäi koduseks. Ta oli just naasnud Taanist, kus osales psühholoogiaalasel koolitusel. See oli olnud vajalik ja silmi avav, aga nüüd tundis ta, et vajab taas koduvaikust. Agne ja Säsil olid juba enne kokku leppinud, et tähistavad Elena sünnipäeva vaikselt, südamlikult. Õhtul oli maja täis naeru, muusikat ja sooje pilke. Terrassil rääkisid Agne ja Hanno omavahel ausalt. Mul oli vaja aega järele mõelda, ütles Agne. Võiksime alustada puhtalt lehelt, küsis Hanno. Agne noogutas. Vaikuses said paljud asjad paika ilma liigsete sõnadeta. Köögis lauldi, tantsiti. Oskar ja Säsil keerlesid rõõmsalt, rütm kergitas meeleolu. Säsil naeratas ja küsis Oskarilt silmis kelmikas sära. Kuule, Oskar, tead, mis juhtub, kui taanlane ära pakkida? No mis siis juhtub, küsis Oskar lõbusalt. Siis saab pakistaanlase. Naer lõhkes mõlemal südamest ja kandus ka teistele. See oli kerguse hetk, mis tegi ruumi naerule ja lähedustundele. Siis kostus teistest ruumidest Säsili hüüe. Elena, kus sa oled? Tule kohe siia! Elena tormas kööki ja nägi seal Agnet, süles kitar. Säsil seisis aknalaual, pilgus rahulolu ja ootus. Siin on see üllatus, millest mõned päevad tagasi rääkisime, ütles Agne. Säsili algatusel sündis ka sellest stuudioversioon. Aga sulle, kallis Elena, esitan ma selle otse. Agne hakkas laulma laulu Uus hommik. Tema hääl täitis ruumi soojuse ja pehmusega. Elena kattis käega suu, pisarad kerkisid silmi. See hetk jäi meelde ehe ja liigutav. Möödus paar päeva. Sügisest oli saanud märg ja vaikne november. Säsil, kes alles hiljuti tööle nalja viskas, oli nüüd farmis ametis. Ma vist pean oma sõnadega ettevaatlik olema, ütles Oskar muigega. Ma olen maal kasvanud. Mulle sobib see elu, vastas Säsil. Elena avas taas oma nõustamiskabineti. Rahavoog ei olnud kindel, aga iga klient tõi tema päeva tähenduse. Agne veetis nüüd rohkem aega Hannoga. Ühised jalutuskäigud, rahulikud hommikud ja hetked kohvikus olid saanud millekski harjumuspäraseks. Nende vahel polnud suuri žeste, vaid lihtne koosolemine. Õhtuti, kui vihm trummeldas vastu akent ja köögis põles küünal, istusid Elena ja Agne sageli lihtsalt vaikides. Sügisel liigub kõik aeglasemalt, ütles Agne. Aga kindlamalt ka, vastas Elena. Pärast vaikust sõnas Agne. Ma pole ammu oma linnamajas käinud. Seal on meie ühiseid mälestusi. Kas sa tahaksid sinna tagasi minna? Küsis Elena tasakesi. Agne kehitas õlgu. Ma ei tea, kas ma pelgan, et kõik on samamoodi või et kõik on muutunud. Elena tõusis ja pani käe tema õlale. Kui soovid, läheme koos. Mitte sulgema, vaid vaatama, mis seal veel alles on. Aitäh, aga mitte täna, ütles Agne vaikselt. Aga ma arvan, et see hetk pole enam kaugel. Ma olen sinuga, vastas Elena. Väljas jätkus vihm oma tasasel moel. Toas oli soe ja vaikne. Mõnikord ei muuda elu mitte suured otsused, vaid need vaiksed õhtud, mil keegi kuulab su vaikust ja jääb su kõrvale.